Tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna lõvidele. Täna laon sõnumi saamiseks keeldi risti. Esmalt laon ühe kaardipakiga kaardid lauale ja siis koos teise kaardipakiga hakkan kohe ka selgitusi andma. Tegemist on nagu ikka üldiste sõnumitega, seega võta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele. Nii lõvid. Esimeseks energiaks võtame sinu praeguse olemuse energia ja siis ristava ehk sellise väljakutse energia. 2. Siin on müntide rüütel, aga tagurpidi. Kukkus välja tagurpidi. Ristav energia on ülemprest rinna. Nii. Nüüd alateadvuse energia, alateadvus, salasoov. Karikate kuninganna, möödunu energia on sauatähest. Nii, selline, mida sa arvad, et sa soovid teadvuse energia. Nii, siin on selline saatana kaardi energia. Nüüd lähiminevik, mis sind mõjutab. Ja konkurentsienergia, sauade 5, tuline energia. Kuidas sa ennast tunned selles olukorras? Müntide 6. Sinu keskkond, ehk siis teiste energia, sind ümbritseva keskkonnaenergia. Sauade 6. Mõni nõuanne või hoiatus. Siin on sauade poiss. Potentsiaalne tulemus on mõõkade kuninganna. Nii, väga hea. Nii, aga vaatame siis. Ja natuke allapoole peegeldab seal väga üks koht. Nii, tõstan siia natuke kõrvale. Peamine energia kukkus välja müntide rüütel tagurpidi. Nüüd müntide rüütel tagurpidi on minu jaoks energia, kus siin on kahtepidi. Kas on täielik laiskus või on täielik selline täielik pühendumine ainult tööle, et võib olla väga selline tööhoolik või siis väga laisk. Siin on, võib olla, millega osas ma olen täiesti tuim, et täiesti ükskõikne, see võib näidata kedagi, sest õuakonna kaardid võivad näidata kedagi, kes on pühendunud näiteks ainult tööle ja töö ja muus osas jätab vajaka või vastupidi, ja võib olla ka neid, kes on üldse tööle ei taha keskenduda. Aga mündid üldiselt on praktilised ja töökas energia. Aga võib-olla ja vahel on selline laristamise energia ja mängurluse energia ka siin juures. Et millegi pärast, aga ma võtan siia ühe kaardi kohe juurde. Et vahel on millegisse ei pühenduta, keegi ei pühendu, nii nagu oleks vaja, selline mitte pühendumise energia. Müntide kuninganna. Huvitav. Praktiline ärienergia, praktiline hooliv energia, müntide kuninganna hästi hoolitsev, materiaalne energia ja siin on nagu millega osas laristamine, millega osas võib-olla pillamine ja üldse ei ole praktiline, nagu täiesti vastandlikud energiad. Samas nagu vajadus keskenduda. Müntide kuninganna on väga hoolitsev, väga kodune, väga praktiline, väga hea äritajuga, et kodune rohkem selles mõttes, et võib olla muidugi perenaise energia, peremehe energia, aga selles mõttes, et müntide kuninganna jaoks on ka see keskkond oluline, kus ta elab. Et see ümbritseks teda hea, mõnus, puhas, ilus, kaunis keskkond, et see on ka tähtis. Aga siin on keegi, kellele justkui nagu vastas energia. Pigem nagu lasen millelegi minna ja ei keskendu üldse sellele. Kipun laristama, kipun mängima. Millega osas võib-olla ka täiesti nagu tuime tundet olen, ma ei näita sinna oma tundeid ja välja. Kas on kaks väga erinevat teemat,
kaks väga erinevat projekti või siis kaks erinevat inimest, kes tajuvad erinevalt. Just materiaalne pool on siin väga, kas materiaalne pool või siis pühendumine. Sest siin on nagu head tehingud, mentor, väga nagu selline vastutulelik ja praktiline ja keskendun millegile ja teen ära ja siin võib-olla ei suuda keskenduda. Nüüd ristav energia on enda sisetunde usaldamine. Siin võib olla kaks väga erinevat energiat ja oluline on usaldada enda sisetunnet, sest siin on ülempreestrinna ja ülempreestrinna puhul ma tunnen alati, et mul on kogemused, millele tugineda. Mul on millegi osas see tarkus. Ma olen juba õppinud, ma olen kogenud. Saan ise ennast usaldada. Ülempreestrinna usaldab iseenda sisetunnet, usaldab märke. Tark energia, samas see on energia, kus vahel ülempreestrinnaga on selline energia, kus võib-olla on jah see vaikus, millegi osas mul ei ole võib-olla küsida. Nagu eraldan ennast täiesti millestist, et mõista. Ülempreestrinna on vastused minu küsimustele minu südames. Hästi hea on kuulata ja usaldada oma sisetunnet. Pöörata tähelepanu ka märkidele, unenägudele, metafooridele ja jälgida jah seda enda kõhutunnet. Sest ülempreestrinna ütleb, et sinu sees on juba olemas vastus sinu küsimusele, et kuula ennast, usalda ennast. Aga kuna see on ristav väljakutse energia, siis võib olla, et neid märgid on segased. Või siis ma tunnen, et ma ei saa ennast usaldada selles küsimused või ma ei julge usaldada. Sest kuna see on ristav energia, et ülempreestrinna on nägemuste energia, taju, intuitiivsus, aga see mõtisklemiseks, just kui mul on vaja võtta aeg maha, mõtiskleda, sissepoole vaatamise energia, vaimne valgustatuse energia. Pigem selline kuulamine, enda kuulamine, mõistmine, et kui midagi hakkab vastu, siis ära tee, et selline energia. Samas on hästi duaalne energia, küll empaatiline energia, aga justkui siin on nagu nii must-valge, et ei ole sellist halli ala, et kas on õige, kas on vale, et kas see kõnetab sind, see ei kõneta sind. Et hele-tume on ju, et must-valge energia. Et tegelikult on nagu väga selge üks valik millegi osas. Aga kuidagi raske on ennast kas usaldada või raske on mõista või raske on märke näha. Samas ta ütleb, et sul on kogemus, sul on teadmine, sa tead. Alateadvus. Minu jaoks selline, mis mul on südames, mis mul on kuklas, mis mul on alateadvus, see, mille poole pürgida, mida soovida, unistuste energia ja siin on karikate kuninganna. Karikate kuninganna, minu tunnete kuninganna, see on energia, kus minus on tunded, mis tahavad hoolitseja kaart. Kellegi eest hoolitseda, see on väga tundlik süda tegelikult. Siin on kaastunnet, siin on armastus. See võib viidata tundlikule isikule või ma ise olen see tundlik või olukord on selline tundlik. Mis vajab ka olukord, kus vajab sellist kannatlikkust, mõistmist, hoolimist, armastust. See on see, mida ma väga siin südames vajan. Mõistmine, hoolimine, armastus. Et mind märgatakse, et mind kuulatakse, et mind mõistakse, et samas ma tahan vastu anda seda. See armastus tõmbab armastust ligi energia. Juhindumine tunnetest, juhindumine intuitsioonist, mida ka ülempreestrinna tegelikult näitab, aga võib-olla vahel me oleme nagu konfliktis endaga ja enda taju nii hästi, et müntide 9, iseseisev, tugev, luksus, lubamine.
väga minu jaoks selline mina, tugev, enesekindel energia ja samas siin varjus on selline pehme pool ja hoolitsemine ja ma tahan, et mind mõistetaks, kuulataks, minu eest hoolitsetaks. samas ma saan hakkama, selline soovin luksust lubada, kõik, mis ma saavutan ise. et väga kaks poolt, jälle siin on kaks poolt, kaks erinevat energiat. et justkui jah, ma pühendan näiteks tööle materiaalselt, aga mul on vaja ka seda hingelist poolt. väga südamlik ja hellust ja hoolimist ja õrnust on siin ka, et kuigi selle nagu tugeva koore sees on vaja seda, ikkagi juhib, süda juhib. süda juhib, kuigi ma olen iseseisev, tugev ja ma jään püsti, mis iganes. on see alateadvus, ütleb, kõigega saan ise hakkama. minu jaoks see müntide 9 on väga stabiilne, külluse, iseseisvuse kaart, väga hea ka materiaalses mõttes hea energia. nüüd möödune energia, siin on seda sükkinud, võib-olla siin lähiminevikus, millegi osas uued võimalused. Sauade äss on uued ideed, energia, millega alustada, palju põnevat siin, et millegi osas on võib-olla kirg tekkinud, entusiasm tekkinud, minus olemasolev potentsiaal, mis otsib väljapääsu. miski, see on see energia, kui sa tunned, et sa minevikus, ma olen tahtnud midagi teha, ma olen tahtnud midagi saavutada, et miski oleks mulle hea või keegi oleks mulle hea. Äss viitab uuele algusele ja soovitab nagu enda energia sellele kirg sellele ideele, projektile, tundele nagu endast anda sinna. ka selline avanema südame energia, edasiliikumine, kaugemale vaatamine, justkui siin lähiminevikus on midagi süttib. millegi osas on potentsiaal, minus olev potentsiaal tahab välja saada. siin on võimalik, et ma olen teinud ka mingisugused sammud, et midagi saavutada. see on sauade 3 ja sauade 3 on energia, mis ütleb, et ma tean, et mu unistused on minu poole teel. ma tean, et ma olen edu ja tunnustust väärt, sest ma olen see on mugavustsoonist välja tulemine, ma olen midagi teinud, et saaks midagi paremat tulla minu juurde. et ma visioneerin, ma juba näen seda, ma kujutan endale seda ette ja see võib näidata sellist liikumine, ma tulen mugavustsoonist välja, ma teen uued sammud. samas sauade 3 ütleb, et sa oled õigel teel, sa teed õigeid otsuseid. tegutsemise energia. liigud õiges suunas, et peagi saabuvad võimalused, selline energia ja ma ootan neid ja ma tean, et nad peavad tulema. see on see, ma tean, sest ma olen seda väärt. siin on saatan energia, siin on ja see on teadlikkuse juures, ma tean, et miski ei ole minu jaoks hea. See on toksiline energia, see võib olla energia, kus keegi kontrollib mind, ahistatud tunne või siis jah, midagi, millesse panustades ja see on selline teadlik energia, kus ma tean, et miski ei ole minu jaoks hea, aga suudab ka kontrollida mind näiteks, et see on selline energia, millest korduvad mustrid, sõltuvuste energia, korduvad mustrid, millest on raske välja astuda, aga ma tean, et see ei ole mulle hea. selline energia, see on see, kuna see asub positsioonil, kus on see teadvus, et see, mida ma tean ja siin on no mõnele võib olla ka tegemist ise kaljukitsega, aga et see on energia, kus ma tean, et miski võtab mult rohkem, kui annab. See ei ole mulle hea. Taastumine, täheenergia, oma tee leidmine, siin on lõid, taastumine, tervenemine, oma tee leidmine, oma eesmärgi leidmine. Kuidagi väga õrn ja habras, aga see on lootuste energia. No täheenergia on nii armas, see on ooteimesid energia ja ootamatuseid ja see on võimaluste leidmine, energia, kus kuidagi taastumine tekib usk minu jaoks
siin on hästi tasakaalus selle keha-vaimu tasakaal, ma toidan ennast, ma näen, kuhu ma tahan jõuda. See on väga habras ja õrn energia, aga see on siht, mis tekib ja ma tunnen, et ma olen hoitud ja kaitstud, et ma sain millegagi hakkama ja siin on tähtanab lootust, mis iganes toksiline energia see on, just kui ma tean seda, et miski või keegi ei ole mulle hea ja see on, ei mõju mulle hästi ja siin täht ütleb, et kõigest on võimalik, kuigi ma ütlen, et saatana kaart on alati keeruline, et see ei ole lihtne millestki välja astuda, ennast vabastada, vaid see vajabki taastumist. Aga siin on, et ma taastun sellest, ma leian oma sihi, ma leian oma tähe, et see on minu hingetee energiakaart. Et kus ma leian selle, mis mind päriselt tõmbab. See, mis on minu täht, see, mis on minu saatus. Et selline energia on tähe energia. Nüüd selline lähitulevik, mis siin mõjutab, no siin on konkurents. Siin on konkurents, siin on tulisus, siin võib olla draamaenergiat natukene. Sellist, võib-olla, kindlasti siin on inimesed minu ümber. See võib olla ka meeskonnatöö, meeskonnas mängimine, draama, mis mind ümbritseb. Egode kokkupõrked. Et justkui võiks ühes eesmärgi nimel liikuda, aga eriarvamused on, erivajadused on ja õigluse kaart, kaaluda energia. Tasakaalustav jõud, mitte minna kaasa. Oluline on ausus, tõde, millegipärast tõmbab draamat siin üles, konkurentsi üles, asjad lähevad tuliseks, minnakse üle piiride, selline energia võib olla. Ja siis on kaalud, kes on väga rahulikult, tõmbavad seda kõike maha ja väga tasakaalustav ja läbimõeldud ja tark energia. Kui on juriidilised küsimused, siis kindlasti no siin on oht konkurendile, oht draamale, oht egodele. Nüüd kaalude või siis õigluse energia on energia, kus on tasakaal vaja luua. Et siin on näha, et millegi osas ollakse nagu väga tulised, et kaalud need tasakaalu. Sest ma tean, et tegudel on tagajärjed ja karma ja see on vaja tõde ja selgust ja ausust ja tarkust, sest see on väga tark ja julge energia, kaalude energia selle sees siin, kui ma pean olema hästi. Tegelikult see on võime olla nagu objektiivne, arvestades, mis see tulisus on, võime kuulata fakte. Mitte anda hinnanguid enne, kui ma olen näiteks teise osapoole ära kuulanud, mitte minna kaasa sellise keemisega. Jah, selline tervikpilt, perspektiive nägema, selline moraal, mul on kõrge moraal teatud millegi osas ja samas selline vastutuse võtmine on oluline, et ka selles kaoses, mis siin on draamaenergia, et selline tasakaalustav energia. Ja võib-olla ongi lõvi see tasakaalustaja, kuigi lõvi on ise ka tuline, sest siin on müntide kuus. Ja müntide kuus on väga stabiilne ja väga tasakaalustav energia ja see on positsiooni, kuidas sina ennast tunned. Siin võib olla ka muidugi, et lõvile tehakse kingitusi või lõvi jaoks on, müntide kuue puhul see on väga suuremeelne kaart. See on kaart, mis minu jaoks on alati selline andmise rõõm on kõige suurem rõõm. Ja see on kaart, mis kuskilt justkui tuleb abi. Et kui mina vajan siis tuge, siis siin on toetus ja kui keegi teine vajab, siis ma toetan. Aga väga võrdne ja tasakaalus. Minu jaoks võrdsed lepingud, võrdsed kokkulepped, võrdne kohtlemine. Energia, kus jah, selline jagamise energia on. Võrdne jagamise energia. Aga näitab ka selliseid universumi kingitusi. Tasakaalus energia. No võt. Karikate 2 võimalus luua mingisugune liit, et see võib näidata, et ma olen valmis just nimelt arenema ja kasvama partnerluses, ja võrdne leping, võrdne kohtlemine, võrdsus. Ja karikate 2 puhul on ka selline sidemete ja ühtsuse jõud.
on selles kaardis. Et võimalus luua selline hingeline ja sügav suhe. Tihti sosistab muidugi armastusest see kaart, aga see võib olla ka sõpruse või äripartnerluse energia, siin ka on ju mündid jooksevad, on ju hoopis, aga selline kingituste ja andmise jagamise ja väga tasakaalus ja võrdne, justkui kuidas sina ennast tunned, siis siin on vaja väga võrdsust ja tasakaalu, ei lähe draamadega kaasa. Et energia, kus rikastav kogemus kellegiga, väga positiivne algus, selline vibratsioon on siin. Ja keskkond on ka võidukas, et sauade 5 liigutakse sauade 6. See tähendab, et lahingust väljutakse võitjana. See on tunnustuse saamine, see on tähelepanu saamine. Kas keegi märkab lõvi või lõvi märkab kedagi või keegi vajab lõvi tähelepanu. Võib ka nii olla. See on, võib näidata ka näiteks ametiredelil tõusmist või mõnda pakkumist või kiitust või tunnustust või motivatsiooni kuidagi teistmoodi. See võib näidata potentsiaali juhtimiseks. Väga võidukas keskkond, sest siin ei ole midagi lihtsat, sest enne seda on ju sauade 5. See tähendabki, et on kas konkurents, on draamad, on egod, aga see keskkond soosib nagu ma väljun võitjana energia. Võitjana energia ja narrikaart, riski võtmine, narrikaart. No ma avan oma südame, ma olen valmis uueks seikluseks. Keegi või sinu keskkond, kas sina oled nagu uus keskkond või siis keegi sinu lähedane tahab tähelepanu või jagab sulle tähelepanu. Uuelt puhtalt lehelt või risk teadmata, mis see toob endaga. Valmisolek uueks seikluseks, mingisugune unistus, mida ma soovin, et täituks. Hästi optimistlik, hästi entusiastlik kaart. Vaatame, mis see toob. Vaatame, kuidas läheb. Ja see nõuanne või hoiatuse positsioon on siin ka natuke narrile sarnane, sest see on sauade poiss. Ja minu jaoks see on seikleja energia, vaba hinge energia. Jälle midagi uut, selline samuti väga entusiastlik energia. Palju plaane, palju ideid, vahel on raske seda reaalsuseks viia. Aga tunne, et see kaart, positsioon on muidugi nõuande, hoiatuse positsioon, siis see on energia, mis ütleb, et kõik on võimalik. Kõik maailm on valla. Kõik on võimalik. See on energia, kus teha asju kirega, õppida, kogeda, lihtsalt tunda, hästi selline unistada, tunda, teha meeletusi, selline vaba, lasta ennast vabaks, julgeda valida ka mingi uus tee, mis siin ka narri puhul on. Et võtan siia ühe kaardi juurde. Kohtukaart, no nagu midagi oleks lõppema, midagi nagu lõpeb, midagi algab. Ja kohtukaart on ka uue võimaluse saamise kaart. See on küll väga analüütiline kaart. See on selline kutse. Ja kohtukaart ülestõusmise energia kutse. See on uue võimaluse. Ma tahan teha midagi paremini, kui ma võib-olla seni tegin. Et see on võimalus teha midagi paremini. Sest kohtukaart näitab alati väga olulist protsessi elus ja see on otsuste kaart, väga võimas energia ja seal on see analüüsi koht, et ma mõistan, mida ma oleksin saanud paremini. Ma mõistan, et ma olen ka, ei ole perfektne, et olen ka teinud vigu ja siin see sauade poiss kutsubki uuesti seiklema, uuesti avastama, uuesti kogema midagi. Et siin on uued võimalused, saan kutse nagu proovi uuesti. Et uus seiklus, uus algus. Et õppetunnid millegi üle näiteks õpitud, et siin on uus võimalus. Nüüd väga-väga targad ja samas kaitsvad
tulemus, mis on ootamas, see potentsiaalse tulemuse energia on mõõkade kuninganna ja mõõkade kuninganna on energia, kus sellised selged, ausad otsused võib-olla on vaja teha. Täpselt see, mis see on, kuhu ma tahan jõuda, sest siin on eesmärk. mõõkade kuninganna on väga kaitsev oma lähedaste osas, enda ideede ja soovide osas. Ja siin kuidagi avameelne suhtlemine toob edu. Et siin on suhtlus, mõõgad kutsuvad suhtlema ja vahel on see, et pidi võib-olla terav ja otsekohene ja külm ja läbilõigatav. Võib-olla ka kellegiga tegemist, et mõõkade kuningannaga ei ole alati lihtne tegemist teha. Väga kaitsev energia, väga kaitsev ja tal on tema tõde ja tema nägemus. Võib-olla ma pean ise seisma enda eest. Sauade 8. Kolimine, liikumine, reisimine, palju suhtlemist, palju asju juhtub korraga, sõnumid. Aga see on positiivne energia, see on võib-olla uudised, asjad liiguvad. Siin on otsused. mõõkade kuninganna on energia, kus selline energia, kus on puhas süda, terav mõistus. Et see toob tõe, mida vajad ja see siin on seotud edasiliikumisega, sest Saude 8 on energia, kus aeg on tegutseda. Ja kõik võib juhtuda korraga. Et palju võib olla teha ja palju saab ka tehtud, sest siin on kiirust ja liikumine ja kiired otsused ja edu tegelikult ja ma leian kiireid ja paremaid lahendusi. Üllatuste ja põnevuste energia on siin. Et midagi juhtub ja seisan enda väärtuste eest või siis mul on kellegiga, kes võib-olla ei ole kõige lihtsam. Ma ise lõikan ära kõik takistused minu teelt eesmärgi saavutamisel või siis on keegi selline natukene külmem, otsekohesem, teravam, aga see on tema tõde, see on see, mida tema näeb. Sellised sõnumid, armsad lõvid teile seekord. Suur aitäh, et kuulasid!